Siis mulle tundus, et ma olen ikkagi näoga vastu vabadust või. Meri on ju üleüldse selline igipõline vabaduse ja liikumise ja avatuse sümbol olnud. Ja see oli just selline maailma äär, kus mulle tundus, et nagu kumab rohkem valgus, sest see vangi tunne, et see oli ju ikkagi väga pikka aega. Portree puhul on kõige parem alul viia asi või oma nägemus inimesest groteski, et moonutada teda enda jaoks tugevasti või püüda tabada just alul seda grotesksemat mahtu ja seda natukene võimendada. Pärast jälle ikka võtad tagasi, kui see ei sobi või ei meeldi. Aga lähenemine on ilmselt seesama, et alul viia asi kuidagi nagu tasakaalust välja, selleks, et ta siis hiljem jälle tasakaalu saada. Tänapäeva kunstis ei tulegi välja see töö maht või mind see on ju alati imetlenud, kuivõrd palju nad on oma elus tööd teinud ja Tõe ja õiguse kaudu juba võime seda hoomata, aga ka siin rannal on ju iga jälg sellest räägib, kuivõrd kohutavalt palju on inimesed töötanud ja tööd teinud. Mõni disainiobjekt, väga hästi disainitud asi, kas või auto, mille disain on lõputu arenguteemad. Ma võin nautida täiesti selliseid tehnilisi objekte ja tehnokraatlikke ümbrusi ka. Aga muidugi loodus temal on jälle teine aspekt ja tähendus ja ütle tulel ja veel ja need on. Mina neid ei vastanud, et ma pigem üritan neid jõudumööda mõlemaid nautida.
sajandi alul hukkunud langevarjurile ja see lend ja hõljumine ja see kõik oli kuidagi, minu jaoks tundus, et peaks kuidagi kerge ja õhuline ja graatsiline olema. Ja see asi nüüd iseenesest ongi ainult ju raadiuste kogum, erinevate raadiuste kokkumäng ja kokku sobitamine. Kui väga tahta, võib siit terve filosoofia välja arendada, et kogu elu on ju seesama, et erinevate käikude, erinevate tegude ja mõtete kokku sobitamine peab lõpuks andma mingi tulemiku. Ise ei oska enam selle asja sees olles näha selles mingit müstilist või salapärast asja. Tegelikult on samasugune töö, mida kõik inimesed teevad.